Tere hommikust kõigile ja ilusat reede hommikut. Järjekordne turundusamps on sinu ees, kus 30 minutiga siis anname sulle loodetavasti midagi väga väärtuslikku, midagi, mida sa saad rakendada oma ettevõtte heaks. Ja kes muu võiks paremini rääkida kui inimene, kes on ise praktiseerinud ja kogenud ja läbi teinud kõiki neid asju võib-olla mitmeid kordi. Nii et Victoria, mul on hästi hea meel, et sa oled meiega ja juba ütlen ette ka, kui teil tekib sellise meie vestluse käigus siin küsimusi, hästi konkreetseid spetsiifilisi võib-olla enda ettevõtte kohta või ka selliseid üldisemaid, et siis väga teretulnud on kommentaariumisse kirjuta oma küsimused. Aga Victoria, enne vahepeal ära, meil on alati kombeks, et me saame natukene enne turundusampsu kokku. Mina tellisin selle raamatu ära, mida sa soovitasid. Äkki sa soovitad seda meie kuulajatele, vaatajatele ka enne, kui sa tutvustad ennast? Ja tere kõigile. Me just ennem rääkisime sellistest elulistest teemadest ja siis ma soovitasin lugeda, mul vist on nudune natuke ekraan, Chill and Prosper raamatut, mis ma tellisin, ma ostsin ise selle Rahva Raamatupoest. Minu lemmikpood on see koht, kus me käime chillimas, seal Viru keskuse omas, aga teised on ka väga head, eks ole. Chill and Prosper räägib ikka väga mõnusasti just eriti naisterahvastele, kuigi ma soovitan seda ka meestele, sellest, kuidas ettevõtlust pidada niimoodi, et sa võtad igat oma tööpäeva rahulikult ja samal ajal õitsed, nii rahaliselt kui see. Et ma soovitan, see on nii lahe, see on nii mahlane ja väga praktiline raamat. Ja. Väga äge, aitäh sulle. Aga räägi, Victoria, millega sa tegeled, sest mina sinuga kohtun ka tegelikult esimest korda, aga läbi kunstimeistrite mul tegelikult tuleb ette, et see oli juba mingi ka ikka aastaid tagasi, ma arvan. Märkasin, et seda tööd, mis sa teed nagu väga hästi ja sa teed seda online'is, et räägi natuke ja millega sa praegu tegeled? Paljud on tähele pannud, et ma vahepeal vahetasin nime 5-6 aastat tagasi. Siis natuke tekkis sellega segadust, aga nii see oli, et see oli minu otsus. Aga see polegi nii oluline, sellepärast, et minu pea ja aju on ikka seesama, mis alati on olnud. Jah, ma pidasin kunstimeistrit ja see sai alguse siis, kui ma otsustasingi peale väga tugevat, sügavat, põhjalikku läbipõlemist väga hästi õnnestunud ettevõttega, mis oli Lõngamaania e-pood. Tohutult palju oli tellimusi ja ma lihtsalt põlesin läbi. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan asukoha vaba äri pidama, et aitab küll, et sellest jooksmisest. Ja siis selle eest arenes siis kunstimeistrid, kus ma postitasin siis kogu aeg huvitavaid või praktilisi postitusi selle kohta, kuidas loomeinimesed saavad oma ettevõtet paremini turundada, kuidas tootekirjeldusi teha, fotosid teha ja nii edasi. Ja sellest kõigest arenes siis selline mitmeaastane tegevus, blogimine ja liikmesleht. Nii et mul oli Delfi juba ammu aastaid enne, kui päris Delfi tekkis, kus maksesein pandi ette ja sest et sellest ma elasin siis oma postitustest. Ja samal ajal ma õppisin tohutult palju. Et ma õpin siiamaani. Chill and Prosper raamatust saate teada, miks. Ma ei lõpeta õppimist tõenäoliselt mitte kunagi, sest see on minu loomuses ja mingi ajaga ma muidugi kasvasin välja ka kunstimeistritest, sellepärast et minu klientuur oli, ma hoidsin klientuuri sellisena, kus ma ise tegelikult, kuidas ma ise alles alustasin, aga ma kasvasin liiga sinna, kus mul, ütleme ausalt, mul läks natuke igavaks. Eks ju, ma ei osanud enam nii lihtsalt selgitada asju nagu varem. Aga ja siis ma muutsin natuke kurssi ja nüüd ma olen rohkem rahvusvahelisele turule läinud, et mul on lehed on põhiliselt siiski inglise keeles, aga eesti keeles on sellised, et eestlased ka saaks, aga põhiliselt ma postitan inglise keeles. Et siis mul on silverconsulting.com /ee on ka ja siis on localizenordic.com /ee, 2 väga erinevat asja. Aga mõlemad on minu eelmise 20 aastaste elukogemuste peale üles ehitatud. Ja põhilised teemad on, millega sa ise oled võib-olla siis süvitsi läinud, turundus on nii lai, aga mis on sinu lemmikteemad ja millega sa tegeled? E-commerce ehk siis e-kaubandus. E-kaubandus on alati läbiv teema olnud ja seal on siis üks on siis see brändingu teema, mis on siis see Silver Consulting, millest me siis täna räägime,
täiesti elumuutev, täiesti selline silmi avav teema, mis loomulikult vajab rohkem kui 15-30 minutit rääkimist, aga annan endast parima. Ja siis teine, kuna ma olen väga palju aastaid oma elust veetnud Taanis, Norras, ma räägin neid keeli, ma tunnen seda ühiskonda, ma olen seal õppinud, töötanud, kõike teinud, siis tegelen ma ka eksportijatele, annan abi lokaliseerimisel, et nad oskavad oma toodet ja teenust siis kohandada vastavale turule, et ei lähe oma eestlasliku mõtteviisiga, eestlasliku turundusega, sest et nende kultuuri eeldused on teised, eks ole. Et see on siis see teine teema, millega ma tegelen Localize Nordicu kaudu. Aga jah, et täna räägime siis sellest brändingust ja no e-commerce ehk siis e-kaubandus on see, millega ma olen nagu hästi süvitsi tegelenud ja siis aidanud suuri e-poode üles ehitada või siis parandada, näiteks IKEA või siis Agogaas, mis on Lindegaas, et need on sellised korporatsioonitöökesed, mis mul on olnud, aga ma üldiselt, mul on ikka see oma tegevus ja oma kontroll, oma aja üle on ikka olulisem olnud, et ma blogin hästi palju nende teemadel. Ja raamatud ja sellised asjad. Ja. Väga äge. Ja, aga ma arvan, me kõik ootame hästi põnevusega. Nüüd see sissejuhatus oli sul väga hea. Ja mis on siis need elu muutvad nipid, et see bränding tegelikult on ju ülimalt oluline, järjest rohkem konkurents on nii tihe selleks, et meelde jääda või üleüldse silma paistagi kuskilt otsast, et see on see algusots, et kuidas üldse ettevõtlusega nagu saada hakkama, sest et oleme ausad, üle poole ettevõtjad tegelikult ei saa hakkama, on ju. Et tegelikult väga paljud alustavad, aga lõpetavad liiga vara. Ja need unistused, mis tegelikult inimeste südametes on, need purunevad, aga ometigi seal on siis mingid võimalused, kuidas teha nii, et su ettevõte, millega sa oled alustanud, ellu jääks, et äkki sa siis jagad meile neid nippe? Eks ma siis jagan jah, et bränding on siis üks osa sellest, et sa oled nii tore ja jagad siin reedeti neid igasuguseid tükikesi, pusletükikesi, mis tuleb kokku panna, et minu poolt suur plaksutus kõigile, kes on nagu astunud nendesse kingadesse nagu selline ettevõtlus ja ise ajavad neid asju, et sa pead lihtsalt õppima nii palju erinevaid asju, et mul on endal nendest inimestest kahju, kuigi ma ise samal ajal teen täpselt sedasama. Ma ise tean, kui keeruline see võib olla, aga samas ta on ka, kui sul ikkagi on power on sees ja sa tahad saavutada oma eesmärke, siis on see võimalik, sest miljonid naised ja mehed teevad seda ju üle terve maailma. Ja et siis räägime täna siis brändingust. Ja. Sa tahad jagada ekraani ka, jah? Nii, ja ma teeksin seda hea meelega. Ma nüüd natukene vaatan, kuidas ma ise seda ka nüüd tegema peaksin. Otsin teid uuesti üles niimoodi. Ma arvan, et ma olen õiges kohas. Nii. Ja, tuli ilusti ette. Yes, selline lihtne kaanekene. Niimoodi me proovime siis teha kontsentreerituna ja natukene kiirkäigus pähklikoores sellest kõigest läbi astuda. Ja siis, kui on küsimus, siis loomulikult ootan ka neid, sest et see aitab meile suunata kogu seda 15 minutit siin. Et siin on järjekordselt siis minu see väikene esitlus, et ma olen siis tegelenud visuaalse brändingu psühholoogiaga. Me räägime täna psühholoogiast, seda, mis toimub inimese ajus, kuidas ta brändingut näeb. Me läheme natuke praktilisse aga tegelikult on see, et kõik ostud, mis me teeme, tegelikult peaaegu kõik siis põhinevad emotsioonidel. Inimene ostab korterit või maja omale põhinedes emotsioonidel, ta ostab omale selle chill and prosper põhinedes emotsioonidel, võib-olla piima ja leiba me ostame sellepärast, et me tahame süüa, aga lõpliku valiku seal poes, miks me selle piima või tolle leiva ostame, on jälle emotsioonid ja need emotsioonid on tihti ellu viidud läbi brändingu ja selle, kuidas see pakend välja näeb või kuidas see leib välja näeb või kuidas see veebileht või raamatukaas välja näeb, eks ole. Et sellest psühholoogiast me siis räägime. Siis ma tegelen ettevõtte lokaliseerimisega, ma olen koolitaja, ma koolitan päris palju, eriti enne pandeemiat oli seda palju, aga nüüd olen inkubaatorites ja niimoodi mentordaja, koolitaja ja motivaator. Ma tahan motiveerida inimesi tegutsema, õppima ja siis kõike ellu viima, mis on õpitud, sest et see on kõige olulisem samm selle kõige juures.
Räägime siis kõigepealt selgusest, sest selgus on väga-väga-väga oluline kõige juures, kogu selle ettevõtluse juures, et miks ja kuidas ja mida. Et kõigepealt, mis on siis brändingus, mida arvatakse, et mis on oluline ja mis tegelikult on ka oluline, üks suur tükk selle juures, on see visuaalse brändi anatoomia. Et visuaalne bränding, visuaalne, mis on siis pildis, mida me näeme oma silmadega, koosneb üldiselt logost, siis võivad olla alternatiivsed logod, näiteks siin on pealogo, siin on võib-olla see alternatiivne logo, mida siis saab kasutada mujal, kuhu see hästi ära ei mahu või see on liiga suur. Siis on värvipalett, väga oluline osa brändingust, ikoonid, siin ei ole kasutatud, aga tihtipeale kasutatakse. Kirjatüübid, erinevad fondid, mida siis kasutatakse, illustratsioonid, siin on selline illustratsioonistiil, fotostiil, äärmiselt oluline jälle, näiteks Etsy poodnike jaoks. Etsy's on hästi raske brändingut läbi viia, sest et sa ei saa neid asju siin väga palju rakenduda. Siis läheb fotostiil on 100%, millele tuleb nagu panna rõhku. Ja siis on mustrid, mis võivad väljenduda kas või veebilehe taustal või pakendil või erinevatel materjalidel. See on üks asi väikene. Nüüd, kui me läheme alateadlikkuse selguse juurde, siis sa pane omale paberile kirja enne brändingut või üleüldse seoses kogu oma ettevõtlusega, kes sa ise oled. Just, mis su nimi on, kust sa tuled ja kes sa selline oled, mida sa teed ettevõtlusega seoses ja see laieneb sinu brändingusse. Mis on sinu ettevõtte visioonid, printsiibid, mida sa müüd, mis see toode on, mida see toode maksab ja kust see tuleb ja kellele see mõeldud on ja miks sa seda teed, mis on äärmiselt oluline ka. Kas sa tahad saavutada rahalist vabadust, kas sa tahad saada vaba aega rohkem juurde, kas sa tahad saavutada, tahad mingit teatud, ma ei tea, enda ambitsioone ellu viia, kellelegi midagi näidata, mis iganes su põhjus on, miks sa seda teed. See tegelikult peegeldub sinu tegevuses ja kui sa tead oma eesmärki, mille poole sa liigud, siis sul on lihtsam oma seda nii-öelda teekonda sisse või ette planeerida. Ja ka brändingus tegelikult kohe varsti sa näed, kuidas see kajastub, et kas sa tead, miks sa oma tegevust läbi viid või mitte. Kes on sinu ideaalklient? Ma ütleks, et peaaegu või vähemalt 80% ettevõtjatest, kellega ma olen rääkinud, keda ma olen koolitanud ja mentordanud, ei ole paika pannud oma ideaalklienti. Aga kuidas me anname oma sõnumit edasi, kui me ei tea, kellele me räägime? Mina tean praegu, eks ju, kellega ma siin räägin, ja mind on siia kutsutud sellepärast, et on ära tuntud, ahaa, räägid meiega või meie vaatajaskonnaga, eks ole. Meil kattub see vaatajaskond. Et siis pane omale kirja, mis motiveerib seda inimest. Tegelikult sa teed lausa profiili, persona profiili, paned talle ka nime. Tema nimi on Tiina, ta on 35-aastane, ta elab Paides. Ta armastab käia selles poes, ta armastab puhata seal, tal on selline perekonnaseis, teedki nagu päris fiktiivse profiili, tee neid 3-4 tükki, aga üle 5 võib-olla mitte või üle 7 kindlasti mitte. Aga rohkem kui 2 näiteks. Kes on sinu kõige väärtuslikumad kliendid, sa pead teadma, kellele sa täpsemalt oma toodet või teenust pakkuda tahad ja kes on need inimesed, kes sinu juurde alati tagasi pöörduvad, sind teistele edasi soovitavad. Minul on kliente, kes on tellinud minult e-raamatuid ja koolitusi ja juba 10 aastat. Ikka ja jälle ma näen neid nimesid. Ma pole kohanud, vahest tänaval keegi jälle ütleb, oi, tšau, ma olen sinult juba mitu korda tellinud, minu nimi on see. Nii tore on, nüüd ma tunnen näo ka siis, et nüüd ma siis tean, millise välja näen. Et see on nii tore ja just need on need kliendid, kelle ma olengi omale sihtgrupiks juba alguses seadnud. Aga kui sa teed mingit kannapööret või brändingu muudatust või midagi, mis ka teatud aja tagant tuleb ette iga 5-7 aasta tagant, siis sa võid oma sihtgrupi jälle muutma hakata, siis sa teed uued profiilid. Aga see on äärmiselt oluline, et sa tead, kes su ideaalklient on. Ja see on ka vajalik loomulikult ideaalkliendiks, sest et sa näed seda kohe varsti, miks. Leia oma brändi märksõnad. Et märksõnad ongi need
mis panevad paika, milliseid visuaale sa kasutama hakkad, milliseid värve, milliseid fotosid, milliseid illustratsioone ja nii edasi. Et mul on siin täitsa lõpus, mul on tegelikult 4 personaalsuse, millest ma räägin kohe, märksõnadel nii-öelda nimekirjad ka, kus saab siis valida. Aga praegu lihtsalt on näiteks märksõnad, et su ettevõte või su bränd on avatud või on ta reserveeritud, on ta elav, maalähedane, trenditeadlik, nostalgiline, romantiline, kodune, stiilne. Et neid märksõnu võib igasuguseid olla. Võib olla õrn. Need märksõnad jälle, kas sa paned neid enda järgi, kes sa ise oled või see bränd, mida sa teed. Et nüüd ongi, et nii mõnigi inimene teeb personaalse brändi, et sinu nimi ja sinu isiksus ongi su bränd. Või kui sul on e-pood, siis tõenäoliselt on see toode, eks ju, või see tootegrupp või see valdkond on see, mille põhjal. Et võib-olla sul on lillepood, eks ole, aga sinu sihtgrupiks on näiteks just nimelt inimesed, pulmakorraldajad ja pruutpaarid ja taoline, siis sa teed võib-olla hästi romantilise selle, siis ongi romantiline, võib-olla ka klassikaline, traditsiooniline, aga võib-olla su lillepood on hästi selline talu maalähedane, väga maalähedane, võib-olla sa müüd a la nisu ja rukki lillestiilis taimi, eks ole. Et siis on etniline ja kodune ja nii edasi. Et ma loodan, et sa saad aru, et tegelikult üks valdkond võib olla väga-väga erineva brändinguga lähtuvalt sellest, mis on sinu need märksõnad, kes on sinu sihtgrupiks. Võtame kas või ilusalongi, et sul võib olla hästi luksuslik, kus sa pakud klaasi šampust, kui inimene tuleb su ilusalongi ja sul on väga välja peetud kõik seal. Või sul on selline nurgasalong, kuhu võib igal ajal igaüks sisse hüpata ja ongi hästi selline võib-olla lõbus interjöör ja selline hästi vaba nagu selline olemus. Et selleks on vaja oma märksõnu ja oma brändingut. Okei. Räägime siis 4 personaalsusest. Need 4 personaalsust, nendesse ei tohi liiga ka kinni jääda, et sa tunned ennast tõenäoliselt ära ühes neist, aga samas tunned, aga ma olen natuke teine ka. 2 personaalsust saab omavahel kombineerida, aga mitte 3 ja siis läheb asi segaseks. Et me vaatame need personaalsused üle ja siis natukene saab veel täpsustada. Me teeme sellises kiire vaatamise. Esimene personaalsus, see on nii-öelda brändingu personaalsus. Lõbus, nooruslik ja mänguline bränding. Millised Eesti brändid sellised on? Võib-olla Preemia jäätis. Eks ju jäätised on tihti peale. Kes see toodab seda? Väike Tom. Ongi Preemia vist. Et kui vaadata jäätise neid pakendeid ja nende turundust ja selline poiss on seal, eks ole, et sellised lõbusad toredad. Aga kui me vaatame Magnumit, siis on täiesti teine. Nemad ei lähe siia number 1 personaalsuse alla. Nii, aga mida see siis tähendab? Number 1 personaalsuse, okei, ma oleks pidanud värvikaardid panema natuke ettepoole, et igal personaalsusel on oma värvipalett. Nüüd ma ei tahagi minna selles, et mis värvi, kas sa kasutad türkiisi, oranži, punast või rohelist, eks ju. Et see polegi nii oluline, vaid oluline on see, millist värvitonaalsust sa kasutad. Et kas on puhtad värvid, kas on tindid, mis on puhtad värvid, mis on valgega küllastatud, siis on puhtad värvid, mis on halliga küllastatud, on toonid, pastellised toonid ja siis puhtad värvid, mis on mustaga küllastatud, on siis varjundid. Ja nüüd ongi igal personaalsusel on oma. Personaalsus number 1, lõbus ja nooruslik ja mänguline, siis on tindid. Sa kasutad värve, mis on valgega küllastatud, nagu see Chill & Prosper kaane peal on ka. Sellised lõbusad, rõõmsad, hüplevad värvid. Siin on üks meigi bränd, Soda, ja sellises nooruslik ja siin on ka fotostiil, on selline hüplev ja rõõmus ja selline asjad toimuvad, hästi dünaamiline. Või siin on näiteks Instagramist on ühe influenceri selline bränding, eks ole, see näeb selline välja. Kiirustame natuke, lähme läbi. Siis number 2, elegantne, naiselik ja formaalne. See on bränding, kus on rahu ja reserveeritus ja pigem natukene kallim hind. Ta just väga kallis, aga pigem keskmisest kallim.
näiteks Berritši, meie oma Eesti kaunis, ilus, armas, hea bränd. Neil on 100% number 2 elegantne, selline õrn, kui neid illustratsioone siin vaadata, selline botaaniline õrn, eks ole, see fondid on sellised natuke elegantsed, välja peetud ja fotostiil ka selline puhas ja pigem staatiline, mitte selline hüplev ja karglev ja laiali loobitud. Ja täpselt sama on siis näiteks sotsiaalmeedias, siin on Suvi Knits, et tema on siis, teeb kudumismustrid ja tema fotograafia on väga rahulik, väga rahulik. Et personaalsus number 2 on rahulik ja värvigamma on siis pastellid, toonid, et siis puhtad värvid on segatud halliga. Okay? Siis me saavutame sellise gamma. Number 3 personaalsus, maalähedane, autentne ja külluslik. Võtame salvesti või igasugused sinepid ja igasugused kohvid ja šokolaadid ja reisid, kus on just nimelt seljakoti reisid ja sa näed nagu mägesid, et sa ei ole mingi luksusreisid ega mingid resordid, vaid pigem selline elamusreisid, eks ole. Lonely Planet, kui me vaatame siinset logo, see on selline maalähedane, selline raskepärane font. Neid fonte me näeme igal pool, selline hästi lihtne ja raskepärane ja see fotostiil on hästi selline tummine. Fotod ise on varjundid, mis on ka tummised, mustaga segatud, siis puhtad värvid. See on selline mõnus sinep ja mõnus selline, ta võib olla üsna intensiivne, seda võib seostada sügisega, sügise värvid, intensiivsed, aga tummised või etnilised värvid, just need Kihnu ja seal võib olla magenta, seal võivad olla sellised Guatemala värvid, sellised ja siin on siis nagu näha hästi palju küllust, eks ju, aga värvid ongi jälle sellised tummised ja mõnusad, sellised maalähedased, et see on selline sotsiaalmeedia, milline võiks välja näha. Ja nüüd 4. personaalsus on luksustoote personaalsus, selline luksuslik ja reserveeritud. Tavaliselt on üsna neljakandiline. See on selline koht, kus võib kasutada musta värvi. Mitte üheski teises brändingus peale luksustoote brändingu ma ei soovita musta värvi kasutada. Äärmuslikul juhul, kui sa kombineerid luksust mõne teisega, näiteks elegantsiga või luksusmaalähedusega või midagi. Aga must värv on tegelikult luksustoote värv, kalli hinnaklassi toote värv. Mujal ta mõjub agressiivsena ja lumivalge tegelikult ka. Mujal võiks värv olla murtud ja neoonvärvid näevad väga head välja just luksustootes, kui just ei ole jälle väga oskusliku disaineri poolt seda sisse pandud näiteks sinna mängulisse või kuskile. Aga üldiselt neoonvärvid näevad odavad, teevad brändi odavaks, eks ju, kehvas mõttes, kui teda on mujal halvasti kasutatud, aga luksusbrändile sobib. Ja siin me näeme väga välja peetud ja reserveeritud fondid. Draama on luksustoote brändingul, on vaja tuua sisse draama. Ta on väga minimalistlik või tohutult üleküllustatud. Näiteks Gucci'l on ka interjöör, eks. Kui nende fotosid vaadata, nad tohutult üleküllastatud või palju toimub seal. Või siis Apple minimalistlik hall tekst valgel taustal, eks ju. Siin on Sue Price on USA-st on üks luksusfotograaf ja tema paneb oma modellid ka välja nägema nagu $1 miljon, eks ju. Et selline tema töö muidugi peegeldab ka tema brändi. Kogu tema veebileht, kui ta veebilehele ka minna, seal on selline väga selline nii-öelda palju musta värvi ja kuldset ja siis on palju selliseid elemente. Aga nüüd ongi, et millised need elemendid sinna kokku panna, et sellest saab silverconsult.com/ee, eks ju, et seal saab lähemalt vaadata, et meil selleks päris nagu aega ei ole täna. Et iga sellel personaalsusel, siin me näeme neid umbes niimoodi läbi, eks ju, enam-vähem, et siin on hästi selline rahulik, elegantne, siin on selline mänguline, aga millised need fondid täpselt on, millised sobivad siia? Siin on sellised hästi hüplevad, hästi sellised puhtad, hästi ümmargused, eks ole. Kuidas me siit edasi saame? Siin on selline hästi elegantne ja reserveeritud. Järgmises, millega ta ei taha mul edasi minna. Siin on jälle raskepärane, jälle pigem ilma nende kõrvakesteta, eks ju, sans serifid. Ja kui siis on slab serif kandiliste selliste kõrvakestega
ja siin on siis võimalikult dramaatilised või siis hästi-hästi puhtad fondid. Et kõike seda näeb mu veebilehelt lähemalt, et vaadata seal, mul on päris palju blogipostitusi, inglise keeles on rohkem, aga eesti keeles leidub ka, kus ma selgitan neid asju palju-palju lähemalt. Nüüd ma soovitan iga sellise brändingu tegevuse alguses hakata tegema omale inspiratsioonitahvleid. Inspiratsioonitahvel aitab sul edasi liikuda, aga järgmiseks kindlasti teha brändikaart. Et brändikaart on selline asi, liigume korraks tagasi, mis on sinu teenäitaja kogu sinu edasise tegevuse juures. Näiteks minu Silber Consultingu brändikaart, mis on natuke tehtud nagu veebileht, eks ole, et mul siis oli, kui ma hakkasin veebilehte tegema, ma teadsin, mida ma tegema pean. Mis värvi minu need nupud välja võivad näha, milliseid fonte ma ainult kasutada võin, mitte mingit teise fonte kasutada ei või. Mis võiks olla fotostiil, milline võiks olla bänneri stiil. Täpselt samamoodi Localize Nordic. Eks ole, üks font on meil kusjuures väga sarnane, aga muidu on ju värvid on kõik täiesti erinevad ja mul on selline skandinaavlik jahe, see on number 2 pigem. See siin ma segan 3 ja 4, et natuke luksuslikku, aga natuke maalähedust. Et see ongi see, siin on rahulikum, siin on natukene jõulisem, et see on kõik. Ja see on hästi oluline, et sa need brändikaardid valmis teed ja sa jälgid neid ja kindlasti mitte mingeid muid värve kuskil mujal ka ei kasuta, kuskil sotsiaalmeedias ega mitte kuskil. Ja miks ma seda näitasin, siis Canvas on väga palju võimalik neid lihtne neid brändikaarte võimalik täita ja siis siin on mul siis need, mis ma saan panna, saame panna lingi pärast, eks ole, kus on need erinevad märksõnad igal sellel grupil. Kui sa leiad, et sinu ettevõte vastab eriti ühe grupi märksõnadele, siis see on see tee, mida mööda võiks nagu liikuda. Jah, see on siis see ettekanne, et kui on küsimusi, siis ma vastaks. Nii armas. Ja ma saan aru, et see tegelikult on keeruline anda nagu nii lühikese ajaga võtta nagu kõik see ette, aga ma ise siis küsiks juurde praegu hetkel ja küsige julgelt, kellel on küsimusi, aga sa tegelikult ju alustasid on ju sellest, et kõigepealt vaata iseendasse, kes sina oled, siis järgmine samm oli see, et vaatama sihtrühma on ju. Ja siis ma saan aru, et sealt tulenevalt sa võiksid valida selle personaalsuse, jah? Jaa, absoluutselt. Et räägi natuke sellest lähemalt, et võib-olla isegi too mõni näide, et näiteks ütleme, et kui sul on sihtrühm, oletame, keegi võiks küsida, palun küsige, pange siia kommentaariumisse, kes on teie sihtrühm ja võib-olla saab koos mõelda, et millist personaalsust, siis brändi personaalsust siis näiteks Victoria soovitaks valida, et väga hea võimalus praegu küsida. Aga mina näiteks küsin siis koolituse seisukohast, kuna ma ise teen koolitusi, et kui mu sihtrühm on alustavad ettevõtjad ja ütleme algusfaasis olevad ettevõtjad, kes peamiselt ise toimetavad ja vajavadki, otsivad neid nõuandeid, et millist personaalsust sa soovitaksid? See on natukene ikkagi lai, sellepärast ikkagi mis tüüpi ettevõtjad ja mina alustasin näiteks loomeinimestest. Eks ju, et algus ma tegin ka blogi, kus ma nagu hakkasin turundust õpetama, aga siis ma läksin ikka, kuna ma olin eelnevalt lõnga müünud, ma teadsin loomeinimeste valusid väga hästi ja siis minul olidki loomeinimesed, eks ole, alustavad loomeinimesed, käsitöölised põhiliselt ettevõtjad ja siis mina läksin seda maalähedast teed pidi, sest käsitöö, eks ju, tihtipeale olid kudujad, õmblejad, põhiliselt mul alguses olid kudujad muidugi, et mina läksin seda maalähedast stiili. Aga sul võivad olla alustajad, võib-olla programmeerijad, eks ju. Et siis võib-olla ma valiks mingi teise, ma läheks võib-olla natukene, ma segaks selle 2 ja 4 võib-olla, sest programmeerijad on väga ambitsioonikad. Ja number 4 annab seda reserveeritust rohkem välja panna. See on natuke, aga võib-olla ma tooks näiteks ilusalong on minu meelest ikkagi üks selline päris hea. Kui mu sihtgrupiks on ikkagi lapsed ja noored, et kutsun lapsevanemaid oma lastega sinna, siis on loomulikult selline mänguline, eks ju. Ja panengi selliseid fondid on ka, meil oli siin üks lastele suunatud, ma ei tea, kas ta ikka veel eksisteerib, Juusu või Juuksur, mis asi see oli? Igatahes selline, tal oligi pealkirjad sellises toredates ümmargutes fontides oli see logo ja nii edasi ja kogu see nende, ka muideks see bränding laieneb ka sisustusele, kui sul on füüsiline
asukoht, Mhm. et ka sisustus loeb, mitte ainult veebileht, mitte ainult sotsiaalmeedia, vaid ka vormiriietusele. Mhm. Niimoodi, aga siis teine on, äkki sul on, sa tahad, sulle meeldib teha sellist elegantset, eks ju. Noh, mis on väga laialdaselt ilumaailmas, ilusalongides ongi pigem valitud see number 2, selline elegantne stiil, eks ju, mida võib öelda, fifth floor, ma arvan, on 2 ja 3 segu, äkki on seal Stockmannis, noh, nii palju on nii ilusalongi, eks ju, et selline elegantne stiil, aga neil on pigem Mhm. 3. 3 on selline hästi maalähedane. Võib-olla sa tahad omale püüda. 3 sobiks näiteks hästi ka meestele. Meestel tihtipeale barbershops. Sa näed sellist retrot. Retro on väga hea. Selline, nende sisustus on tihti töötlemata puit, eks ju, palju sellist metalli, mis ei ole selline kõrgläikega või selline kuldne ja hõbe, eks ju, vaid selline tõeline raud, eks ju. Et Mhm. selline. Ja siis number 4, kui sa tahad teha luksust tõesti. Et siis Ja. ta on pigem, sul on palju klaasi, palju sellist läikivat metalli, palju sellist külma materjali, nii-öelda külma, eks ju, Mhm. tsement, klaas ja nii edasi. Et jah. Ja siin on nüüd vaatajad on ka küsinud enda sihtrühma kohta, et Merle näiteks üldhariduskooli õpetajad. nii, Mis nad oleks nii soovituseks? üldhariduskooli Üldhariduskooli õpetajad. brändida mis toodet või Jah, mis vot peakski tegelikult juurde on ju siia selgitama, et mis tootega tegu on. Ma kujutan ette, et äkki koolitustega, aga ma võin ka eksida. aga see on jälle, keda sa koolitad? Just, üldhariduskooli õpetajaid. Mul on näiteks käsitööõpetajaid olnud. Et siis me lähme jälle sinna number 3 tihtipeale. Et siin me lähme kitsamaks. Või mul on üks sõbranna, kes annab koolitusi näiteks autismist ja just need peaasja teemad, eks ole. Et siis me läheks ka 3, sest see on selline mitte psühholoogia ja spirituaalsus ja enese heaolu. See läheb ka tihti sinna number 3, kus seal siis on selline rahulikud fondid, rahulik ja sõbralik avatud olemine, eks ole. Et siis on sellised raskepärased fondid, heas mõttes raskepärased, eks ole. Tekst on lihtsalt loetav, aga jälle, kellele sa sihid, kas see on lapsed, kes on su sihtgrupiks, eks ole, või on see täiskasvanud? Et see lõplik sihtgrupp on hästi oluline. Ja Keiu ütleb, et tema kliendid on siis äriklient ja juhid. Nii, see on selline ambitsioonikam, eks ju, et me nüüd jälle valdkond on hästi oluline, et ma vaatan sinna 4. poole, advokaadid ja finants ja nii edasi, nemad lähevad tihti 4 peale, aga jälle Swedbank näiteks on number 3, neil on see orav, eks ju, see tammepuu on seal, SEB on number 1, tärkav rohi, hästi erksad värvid, eks ole, nad lähevad sellise hästi laia publiku peale. Et nüüd on jälle, mis see on, aga ma arvan, et number 4 selline reserveeritum ja luksuslikum. Ja Keiu hästi puhtad värvid. Ja hästi täpsustaski, et teenuse bränding ja organisatsiooni uuringud personali valdkonnas ja sihtrühmaks on äriklient. Ja sinna üldiselt me oravakastega ei lähe, eks ju, selliste tammepuud. Et see on selline puhtad värvid, hästi puhtad jooned, võib-olla minimalism pigem, eks ju. Et seal läheb see minimalist tuleb mängu, et see draama peaks seal kohal olema, et 4. või üldse selline kõrgema maksuga luksuslikkus, et keskpärasust ei saa rakendada. Et see on hästi oluline. Ja Georg küsib, et kas on olemas mingid head töövihikut õppematerjali selle kohta, mis sa rääkisid? Silver, _consult.com/ee ja seal on, mul on praegu e-raamatud, mul on koolitused ja nii edasi, et need õppematerjalid on kõik olemas, pluss on blogipostitused, et vaadata need läbi kõigepealt ja siis vaadata, kas siis tellida omale see e-raamat või see koolitus lausa. Mul on kogu see brändikoolitus on ka täiesti olemas seal veebilehe peal. Ma olen koolitanud päris palju läbi inkubaatorite, eks ju, ja selliste arenduskeskuste ja nii edasi, et seda on kutsutud mind tihtipeale tegema. Et kui keegi on seal kirjas näiteks Tallinnas või Tartus või siis küsige mind, nad siis tellivad mind. aga muidu jah, et mul on veebilehel on kõik olemas ka. Väga äge. Siis võtame lõpetuseks veel Karin tahab teada, mis sa talle soovitad, kui tema sihtrühm on noored emad, aga mitte verinoored emad.
ja see on väga tavaline minna number 2 peale, selline naiselik, selline õrn, et noored emad, selline pastellsed toonid, sellised, noh, ma alati teen niimoodi flowing, selline tihtipeale kasutatakse natuke kalligraafiat või selline õrnem lähenemine on. No, sa võid vaadata ka seda number 3, seda maalähedast, aga tavaliselt on valitud ja on sobinud just see number 2 ja sest, et näiteks number 2 on ka beebitooted, sest et pastellsed värvid ja selline pehmus on. Kui me mudilaste peale läheme, siis on jälle see mänglev ja number 1, kus need värvid tulevad ja hästi hüplev on kõik, eks ole. Fotod on ka, kõik on laiali loobitud, võib-olla need, ma ei tea, glitter või mis iganes seal on. Inimesed on hästi liikuvad ja naeratavad. Number 2 on rahu. Ja võib-olla see noortel emadel, ma ise ka ju 2 korda olen noor ema, eks, et siis on seda rahu on sulle vaja, sest et niigi sul toimub nii palju ümber, eks ju. Et ma arvan, et see tõmbab neid sellise brändingu poole. Ja väga äge. Väga sellised mõnusad, selged nagu selge selline struktuur, millest tegelikult lähtuda ja ma usun, et minu vaatajate kuulajate hulgas on palju neid, kes ise teevad endale kodulehte, ise teevad endale turundust ja ise seda kujundust, et tõesti mõelda läbi, et kui sul juba midagi tehtud, kas see raamistik on nagu selline ühtlane või sul pigem on liiga kirju, nagu sa mainisid, on ju, et 3 personaalsust sa segada ei saa, et äärmisel juhul 2 ainult, on ju, et 2 tehakse tihti, see on väga tavaline, et 2 on, näiteks on selline kosmeetikatooted, mis on nagu sellised naiselikud ja nii edasi, pannakse seda luksust juurde või vastupidi. Ja mulle meeldib see, kuidas sa tegelikult alustasid, et tegelikult sul oli nagu kõik väga sidus ja selles mõttes järjekord, kuidas sa läksid, minu meelest toobki selle samm-sammulise juhendi, mida sa tegelikult meile täna andsid, et sa alustasid sellest, et inimesed ostavad emotsiooni põhjal ja see, mida sa just rääkisid, loobki selle emotsiooni ja sellepärast ongi tähtis tegelikult siis mõelda läbi oma bränd, oma terviklikkus ja anda see selge sõnum, sest mis juhtub, kui sul on 3 persooni nagu miksitud või isegi 4 või isegi ei ole, mis siis juhtub? Vaadake Krossi poe logo. Kõige koledam logo maailmas, aga see ongi hea, see on tegelikult, see on nende tõenäoliselt eesmärk. Okei, seal on üks asi, mida ma ei maininud, on tahtlikult väga odava brändi loomine. Seal valitakse number 4 ja see rikutakse täiesti ära. Okei, et puhtad värvid ja siis nad on pannud näiteks Krossi pood sinna selle kalligraafia sisse ja logo on kole kui öö ja paneb tundma, issand, see on nii odav ja nende pood ongi odav ja see ongi eesmärk. IKEA on täpselt samamoodi tegelikult, need puhtad värvid, okei, need on Rootsi lipuvärvid, nemad panid selle järgi, IKEA omanik kunagi disainis selle, ta ei ole, aga see font ei sobi, see font on selline maalähedane, eks ju, et praegu iga disainer paneks sinna ümber värvid, mis on sellised maalähedased ja tal tekiks selline ilus harmoonia ja meie aju ei oleks lühises. Tegelikult praegu IKEA font paneb meie aju natuke lühisesse. Aha, see on odav ja see pood peabki olema odav, see ongi nende eesmärk. See on see, mis juhtub. Ja, aga turundusampsudel ma olen mõelnud seda, et kõik küsijad saavad vastuse ja Jüri on siin veel viimase küsimuse küsinud, et see tegelikult natuke juba selgitasid selle sama Krossi logo näitel. Küsimus värvide kohta, et kas kasutada luksuslikuma brändi puhul pehmeid pastelseid toone ja kui on siis see nii-öelda eelarveline segment, budget segmendis kirkaid värve, puhtaid toone ja kui palju on see tunnetuslik? Ja, et nendest värvidest ma olen hästi palju kirjutanud blogis ka, aga see luksustoode ongi selline, et tegelikult seal on puhtad värvid, on nagu selline põhi, eks ju, mis paneb selle põhja, aga tihti valitakse lihtsalt must, aga toetavad värvid on need nii-öelda need pastelsed, nad ei ole ju otseselt pastelsed, need on need, kuidas ta nüüd kutsud, see on nimetus, need kreemikad värvid, see on väga tavaline, see näide ka, mis ma tõin, see Norman Copenhagen, see arhitektuuribüroo, eks neil on ka sellised, need kreemikad värvid on sees. See on väga-väga tavaline, et need toetavad värvid on seal sees. Aga see pannakse siis mustaga paika, pluss nurgad, hästi palju teravaid nurkasid, kuskil teravaid nurki mujal ei kasuta tegelikult nii teravaid nagu number 4, võib-olla number 2 ka, aga seal need pehmed värvid lahustavad, pehmendavad seda, aga 1 ja 3 kindlasti mitte. Et tegelikult see ongi see, et sul on need värvid, aga siis need vormid ja need fondid
teevad selle komplekti kokku, et see ongi see, et sul fondid, vormid, värvid ja fotostiil, nad teevad selle terviku. Et kui sa ühe asja teed, nagu sa teedki kõik hästi reserveeritud, hästi formaalse ja siis sa viskad sinna need hüplevad pildid sisse, hästi erksad, eks ju, siis kõik laguneb laiali. Et jah, et need, vastates selle värvide küsimusele ongi, et tegelikult jaa, luksuses võib kasutada neid kreeme, neid toetavaid värve, aga koos näiteks selle terava taeva sinisega või sellise just hästi puhaste, puhta punasega ja nii edasi. See on selline luksusliku ettevõtte värvipaleti ma soovitan lasta teha heal disaineril üldiselt. Või kui sa tahad ise teha, siis vali võimalikult vähe värve. Võimalikult vähe, võib-olla üks on sul põhivärv ja siis sellega sa lähedki. Et mitte väga suurt, kui sa tahad suurt paletti, siis lase see disaineril teha. Ja sellega võib väga kergesti mööda panna. Jaa, väga äge. Aga aitäh, ma panin lingi ka siia kommentaariumisse sinu blogi kohta, mis on siis, ma vaatan korraks nüüd, on õige, eks Silber, kriips vahel, siis on consult.com ja /e. Jah, ja jälle, ingliskeelses on mul rohkem materjale, ma palun väga vabandust, aga ma pean minema laiale turule. Jaa, aga kõik tänavad ja aitäh sulle tänase tõesti väga kasuliku nõuande eest ja loodame, et siis kõik saame oma brändingu mõnusalt paika, ja nagu sul oli see, et ära eksi rajalt, on ju, et kui sa oled selle paika saanud, siis kasuta seda, isegi kui sa ise ettevõtjana vahepeal tüdid sellest ära ja mõtled, ma tahaks juba mingit muutust. Siis rebrändi ja siis võib minna rebrändi teed, muidugi mitte iga aasta, aga jaa, et hoia sirget joont. See hoiabki sind professionaalsena, nagu seda välimust. Aitäh sulle veel kord ja kõigile mõnusat nädalavahetust ja kohtume siis uuel reedel jälle uue põneva teemaga. Aitäh minu poolt ka.